Hei sulle, mina olen Heidi Bloomberg ja sina vaatad siin Kiire elumuutuse podcasti. Ja täna ma räägin rahast. Ja see podcast on tõesti sulle, kui sul praegu raha ei ole piisavalt ja ma arvan, et see podcast on väga hea kuulamine, sellepärast et ma olen juba 17 aastat mentordanud inimesi, kuidas nad saavad oma rahaolukorda kardinaalselt muuta. Ja ma räägin täna sulle siis põhilised asjad täiesti tasuta, ilma et sa kuskile mulle peaksid sellest siin maksma, mida sa vaatad. Seda, et kuidas saada sellest lõksust siis välja ja mis on siis erinevus inimestel, kellel on raha ja kellel ei ole raha. Ja üks suurimaid erinevusi näen ma neil, et neil, kellel ei ole raha, need on ennast täiesti ära nii-öelda blokeerinud. See on justkui see, et kui sa ühel hetkel nagu oled mängutoas, on ju, ma ütlen, kui ma lastega mängutubades olen käinud, siis ühel hetkel nad ehitavad, on ju, ja nad armastavad klotsides, suurtes klotsides ehitada. Ja nad ühel hetkel võivad olla ehitanud endal maja ümber enda, nii et nad ei saagi sealt välja, nii et mul on olnud poistega olen käinud mängutubades ja nad on ehitanud endale neid losse ja pärast on nii, et nad on ehitanud ennast lihtsalt kinni sinna lossi. Ja inimesed mõtlevad raha teemal ennast ka täiesti kinni ja iseseisvalt nad sealt välja ei saa sel juhul. Nii et esimene samm, millest üldse nagu pihta hakata, ongi aru saada, et sa oled ennast kinni mõelnud raha teemal. Ja see on tõesti, võib-olla see ei ole nüüd sinu süü, et sa oled kinni mõelnud, võib-olla sul on ka ümber olnud inimesed, kes ise on ennast kinni mõelnud. Ja mida me lastena teeme, on me proovime kopeerida oma perekonna mustreid. Ja mitte me ei proovi, vaid see juhtub automaatselt, see ei ole midagi, et ma nüüd tahan samasugust raha või samasugust sissetulekut või samasugust raha õppetunde nagu mu vanemad, see ei ole päris nii, on ju. See on lihtsalt automaatne, see on nagu mingi udu, mille sees sa oled, see lihtsalt nakkub, on ju. Nii et selles mõttes see nakkub läbi õhu sõna otseses mõttes, on ju. Nii et kui sa oled ruumis rumalate inimestega, siis see nakkub ja kui sa oled ruumis tarkade inimestega, ka see nakkub, nii et sellepärast on väga hea ümbritseda ennast alati selliste toredate ja vahvade inimestega, sellepärast et sa saad ise ka siis paremas kohas, kui sa oled sellises keskkonnas. Nii et ma arvan, et sa oled oma elu jooksul seda ise ka kogenud, et nii see tõesti on. Ja, ja kui sul pole raha, siis tegelikult probleem ei ole rahas, on ju, nii et raha on täiesti neutraalne asi tegelikult. probleem on mõtteviisis, mis hoiab sind rahast eemal. Ja ma tänases podcastis aitan sul natuke seda mustrit siin murda, sest see ei pruugi sul ühe podcastiga loomulikult ära minna, kui see on seal olnud aastakümneid. Aga sa võid võtta ka, et raha ei kadunud sinu elust ühel hetkel, sa lihtsalt ei näe võimalusi, mis on juba su ümber. Ja täna ma näitan, kuidas need nähtavaks saada. Ja raha kohta peab ütlema ka seda, et raha ei ole tunne, raha on mõõdetav tulemus. Inimesed tihti ütlevad, et mul ei ole raha. Tegelikult tähendab see sageli, ma tunnen hirmu, häbi või ebakindlust raha suhtes. Ehk siis mida sa tunned selle raha suhtes, kas ärevust, hirmu, kas sa kardad raha küsida, on ju, kas sa kardad ennast välja panna, kas sa kardad nähtavust. Need on kõik väga seotud, on ju. Ja oluline on siis eraldada siis emotsioon rahast ja raha on number, mitte identiteet, et raha tegelikult ei ole seotud, et kui sa raha asemel nagu mõtled, et raha on tegelikult tööriist, raha on tööriist millegi saamiseks ja ma toon sulle sellise hea näite, et kui ma ehitan näiteks maja, on ju, siis on mul vaja näiteks, ütleme, mul on vaja haamrit, on ju, ja ütleme, et mul on vaja haamrit, et naelu seina lüüa, on ju, jah. Ja raha on samasugune asi nagu haamer tegelikult, ta on vahend millegi saamiseks, et mul on vaja toitu, siis ma on osta toitu, et anda oma lastele süüa, oma perele süüa, siis mul on tegelikult vaja haamrit, on ju. Mul on vaja tegelikult seda raha, on ju, et sinna poodi minna ja osta seda toitu, on ju, sest ostmine nagu ehitamine on tegusõnad, nagu sa aru saad, on ju. Nii et proovi minu järel lihtsalt öelda, et ma ei vääri haamrit ja ma ei vääri haamrit, et ehitada maja, on ju, jah.
et laste kasvatamine, mida ma ka just nagu ka väga arvan, et ühe lapse kasvatamine kuus on vist Eesti statistika andmetel kuskil 550 € kuus on lapsele kulu, on ju. Ja olles tõesti nüüd 15 aastat suurpere ema, ma võin öelda, et see on tõesti selline kulu, et minimaalselt on see selline kulu lapsele osta jalanõud, soojad riided iga aasta Eestis on ju, minimaalne kulu, noh, ma ei tea, tõesti söök on ju, koolitarbed on ju. täna Helena läks kooli, oli kirjas jälle, et guašid vaja uued viia, vanad on otsa saanud, on ju. Et kõik sellised asjad, tegelikult see lastetud inimesed nagu tihti ei saa ka aru, kui suur see kulu on nagu tõesti pidada üleval veel kuni 4 inimest või mõnes peres on ju 5, 6, 7 inimest on ju või rohkem isegi. Ja see on nagu väga see on tegelikult autöö, sellepärast et tulevikus need lapsed ju hakkavad ju sind aitama, nendest saavad võib-olla arstid, võib-olla nad hakkavad politseinikeks, võib-olla tuletõrjujateks. ka need inimesed saavad kasu sellest, kel tegelikult lapsi ei ole, on ju. nii et see mõtteviisi muutus nagu peaks nagu ühiskonnas toimuma, et jaa, et tõesti need inimesed, kes on lapsevanemad, emad ja isad, et nende töö on väärtuslik, aga enne see ei saa jälle toimida, kui nende enda inimeste sees on ju, ei toimi, et kui sul on mõni laps, siis see on nagu mega suur töö, mida sa teed. ja kui sa seda ei tee, siis sa peaksid seda tegema, on ju, isegi kui sa võid öelda, et mu naine või mees ei luba mind lapsega kokku saada. no see tegelikult, ma ei tea, leia see võimalus, on ju. meil on lastekaitsetöötajad, meil on riik, on ju, kes toetab, tegelikult lapsel on vaja suhelda ka sinuga ema või isaga, kui see aga pole perfektne, on ju. see on lapse põhiõigus tegelikult sünniga. nii et kui sul on mingid narsissistlikud inimesed, kes ajavad sulle mingit iba, et see peaks selle inimese elus olema, siis võta ennast kokku, on ju, seisa enda eest, on ju. anna sellele inimesele võimaluse ja tihti võib-olla see laps on nii brainwashed, et ta ei saa aru sellest, on ju. siis ta kindlasti mäletab seda, kui ta kasvab suureks. jah, et tema ema või isa nagu pingutas tema nimel, on ju. võib-olla ta on 30, ta saab ise lapsed, kui ta saab sellest aru, on ju. aga kui sa seda ei tee, siis see on sinu karma, on ju. jah, sinu karmavõlg, on ju, nii et sa peaksid andma märku, et sa oled valmis seda vastutust võtma, mille looja sulle andis sellega, et ta selle väikese inimese sinu vastutada maailma lõi. nüüd ma läksin oma teemast natuke ära, aga ta on jälle rahaga seotud, kas pole? nii et raha on siis tõesti mõõdetav tunne ja sul on vaja siis oma raha ja teemad korda teha. ja alustada on väga hea siis näiteks selliste töölehtedega nagu www.energiablokid.ee on siis minu lehekülg, kus on töölehed raha teemal. ja sa võid vaadata, et mida sa oled nagu kaasa endale praegusesse hetke toonud oma rahauskumused. ja nende uskumusi on vaja siis hakata muutma, on ju, ja hea uudis on see, ei pea olema aastatepikkune töö. see võib olla ühe päevaga korda teha, jah. nii et vaata need töölehed üle, nad on täiesti tasuta alla laetavad, energiablokid.ee. ja oluline on ka see, et meil on ka sinu rahaline lagi on su sisemine identiteet, mida sa arvad enda kohta, mida sa arvad enda oskuste kohta, mis on need blokeeringud, need asjad, mida sa üldse tunned iseenda kohta. ja raha tuleb alati tegevusest, mitte ootamisest, et ma näen inimesi, kes ootavad inspiratsiooni, ootavad paremat aega, ootavad, keegi annaks justkui loa ja ja selleks nagu tegelikult ei pea ootama, on ju, et on vaja tegutsema hakata, on ju. ja kui midagi tõesti läheb sul valesti selle raha teema juures, siis raha on taastuv ressurss, on ju. et sa õppisid kindlasti midagi sellest, on ju, ja ja leia võimaluse, kuidas see, leia jälle keegi, kes on siis selles rollis, et ta nüüd tahab sind kangesti see rahateemaga aidata. ta võib-olla on valinud endale sellise elukutse, ta on kas nõustaja, mentor, coach, terapeut. ehk siis need on need valdkonna inimesed, kes tegelikult teeksid seda tööd ka tasuta, on ju. keegi ei hakka coach'iks või mentoriks või terapeutiks ilma, et ta oleks nõus seda tööd ka tasuta tegema, on ju. nii et siin ei ole nagu nendel inimeste puhul väga palju ei ole nagu üldse teemaks tegelikult raha. ta võib täiesti ka su meilile vastata ja öelda just selle lause, mida sul vaja on. ta võib sul Messengeris vastata. ta võib saada sulle mingit kasulikku raamatut lugemiseks, on ju. aga
proovi selle inimese poole välja nagu minna omalt poolt, küsi, on ju. nii et küsi ja kirjuta ja tegele ja ütle, et vot, ma nüüd tahan oma asju muuta, et mida ma tegema pean, on ju. On ju, nii et proovi saada ennast liikuma kasvõi sellega, et sa tõesti saadad selle emaili, vastad emaili, kirjutad, otsid päriselt nagu võtad jalad kõhu alt välja, et ei mõtle, et oo, et mina olen selline väetike, mina olen selline läbipõlenud, minule ikkagi ei sobi, on ju. Sest tuleb leida, et miks sa selles kohas oled ja tulebki endale sellesse kohta vastu tulla, et kui sul ongi olnud keeruline elu, sul on ebatoetav keskkond, trauma, on ju, sa oled brainwashed kas oma kodu poolt, lähedaste poolt, kelle iganes tööettevõtte poolt, on ju, siis kõik me oleme tegelikult suutelised käima 8-5 tööl, on ju. olgu see siis mingi ettevõte, kus sa saad palka või oled sa iseendale ettevõtja. kui sa seda ei suuda teha, siis ilmselgelt on sul rahaplokid. Ilmselgelt on sul mingi trauma seal taga, et sa ei ole suuteline neid asju tegema. ja siis tuleb leida, et kuidas sa siis antud juhul, kui sa oled selles tervenemise protsessis, oled võimeline seda tegema. võib-olla sa oled võimeline töötama 2 tundi päevas. aga vot seda ma ei usu, et sa ei ole võimeline näiteks tundigi töötama päevas. jah, nii et selleks ongi siis ma eelmine episood just salvestasin, et kust leida aega, jah, kuula see episood ka ära, on ju. nii et see on absoluutne tõsine fakt. nii et kui sa päriselt tahad oma rahaseisu muuta, siis alusta mõtlemise muutmisest. ma võin anda sulle tööriistad, aga sa pead tegema esimese sammu. ja ma olen sellest kokku pannud siis ka 5 sammu korras rahaasjadena, nii et sa saad selle tulla seda kursust hästi tasuta läbima, et see on minu nii-öelda tagasiandmine sellele, et ma olen läbinud võlanõustamise koolituse, mul on magister siis rahanduses Tartu Ülikoolis, ma olen 4 lapse ema, on ju, ettevõtluse coach, see on minu väike kingitus sulle, et tule vaata see kursus läbi, see on erandkorras annan ma selle sulle siia, kuna sa kuulad, vaatad seda videot tasuta. nii et www.heidiblumberg.ee ja // siis jah, 5 asja, 5 on numbriga siis on ju. ja, ja ma soovin sulle ikkagi seda positiivset mõtteviisi, et ma arvan, et see podcast siin natuke raputas sind, võib-olla mitte natuke, vaid isegi palju, sa mõtled, et Heidi on ikka väga otsese ütlemisega ja see on tõsi, ma olen ka otsese ütlemisega, aga ma olen ka väga kiire aitaja, on ju. nii et sa võid ka mulle kirjutada, on ju, sa võid vaadata, tee see kursus läbi raha teemal, mõtle selle peale, et kas sa oled valmis, et tegelikult seda olukorda muuta, on ju ja kindlasti seal on plaan ja võimalus, et sa muuta ükskõik, mis olukorras sa oled. sest mis sinule on võib-olla suur raha, on kellelegi teisele väike raha. on ju, mul on inimesi, kes on teinud oma aasta sissetuleku oma päeva sissetulekuks, on ju. nii et ma soovin sulle head päeva täna. minul on alles kell hommikul kell 8. ma ei tea, mis kell praegu sinul on, kui sa seda kuulad. ma soovin sulle vahvat päeva igal juhul.